tere tulemast, kallid lõvid, siin on teie detsembrikuu esimese poole ülevaade. No nii, kullakesed, teil on sellel kuul suurte kokkuvõtete tegemise aeg, suurte lahtilaskmiste ja edasiliikumiste aeg. Praeguseks on selgunud nii mõnigi tõsiasi selle kohta, mis on valesti läinud, mis on valesti tehtud või meie oleme valesti nii-öelda valinud ja selle asemel, et istuda ja haletseda ennast või südant murda selle pärast, mis on juba möödas ja mille pärast nagu ei saa tegelikult ennast enam piinata, tuleb pigem vaadata tulevikku, vaadata neid võimalusi, las selle aasta valud ja kogemused jäävad selja taha, las selle aasta mõistmised tekivad nüüd, miks me pidime neid asju kogema. Ühel hetkel te saate aru, et on võimalik isegi tänutundega vaadata selle peale, aga kui te täna jätate ennast enesehaletsusse istuma ja just nagu aheldate ennast kapseldate või kellel see kuidas käib, eraldate ennast olukordadest ja inimestest, siis seda edasiliikumist ja arusaamist teie jaoks ei tekigi. Teie jaoks kaovad ära need võimalused, millega te praegu saaksite alustada. Teie ees on praegu hästi palju uusi võimalusi ja selline endasse tõmbumine ei ole õigustatud. See on tõenäoliselt ego, see on tõenäoliselt asjad, mida me oleme tahtnud suuremalt ja rohkem, aga ei ole päris nii läinud. Siis see, et te praegu alla annate, see, et te praegu hakkate juba muutma ja kahetsema, viib teid just valele teele. Pigem nähke seda, et praegu on teil võimalus teha harvendustööd. Ehk siis, kui nüüd aiapidaja vaatevinklist võtta, siis see seeme, mis on nüüd idanenud, nüüd te näete, mis on umbrohi, mis on potentsiaalne vajalik taim teie jaoks ja te saate teha harvenduse selleks, et saaksite suuremad ja paremad taimed nii-öelda siis kasvatada, sest harvendustöö juurde kuulub ka see, et me võtame elujõulisemate taimede ümbert ära need, kes on liiga lähedal, kes takistaksid ja pigem pärsiksid, sellepärast et mida rohkem meil on korraga maas, seda kiduram see tulemus tuleb. Pigem jätke alles elujõulised, väiksem kogus ja kasvatage neid hoolega. See on selline metafoorne võib-olla väljend, aga ma täiesti usun, et te saate aru sellest, et tehke need valikud ja nähke ennast ka natukene selles mõttes paremal positsioonil. See aasta võis olla lõvi jaoks üles-alla, mitte nii palju kui võib-olla mõnel teisel seda oli, kui te nüüd vaatate ümberringi. Siis tehke see analüüs ja tehke see analüüs mitte ego ja enesehaletsuse seisukohast, vaid pigem sellest seisukohast, et mis ma siit õppisin ja kuhu ma edasi tahan liikuda. Et see südamevalu oli põhjusega, kui te täna seda ei näe, näete te seda tulevikus varsti, aga see ei anna teile õigust jääda istuma, see ei anna teile õigust kättemaksumissioonile minna. Ja see ei anna teile ka õigust teha liiga endale või teistele. Aitäh ja olge hoitud!